Lukas, vabandust, me küsiks teie käest ka, et kui tohib hetkeks, et mida Vabariigi Valitsus täna otsustas tööpuuduse vähendamiseks teha? Tööpuuduse vähendamiseks kõik otsused on seotud tööpuuduse vähendamise võimalustega. Täna otseselt ei olnud suuremat ekstra teemat. Oli palju muid, mis olid otseselt ette valmistatud ministeeriumide poolt. Nii et loosungitest valitsuse istungil ei räägita, tööpuudusega seotud teemad on väga tihti valitsuse istungi teemad, aga täna konkreetselt ei olnud sellist suurt teemat. Aga kas valitsus üldse peab nagu tööpuudust praegu probleemiks või? Kindlasti peab, loomulikult. Aga miks see kuskilt välja ei paista? Või seda nagu püütakse väita, et kõik on korras ja inimesed on kõik rõõmsad. Kindlasti seda keegi ei väida, paistab välja küll. Et õiget kriisigi nagu ei ole? Ei ole seda ka keegi öelnud, eks te natukene võimendate üle nende küsimustega. Kindlasti on tööpuudus suur probleem. Okei, aitäh! Aitäh! Aga me saime ikkagi intervjuud ju. Nii et teeme väikse stand-upi veel olukorras, kus meid pressikonverentsile ei lastud. Ütleme siis niimoodi. Me pidime tegelikult küsima, et kas neil häbi ei olnud. Jah, selles mõttes me pidime seda küsima. Et kas neil häbi ei olnud, Aga mis me teeme? Ei küsi seda küsimust. Või me saime nüüd selle küsimuse ära küsida, mis meil eelmine kord küsimata jäi. Nüüd saime selle küsimuse ära küsida, mis meil... Eelmine kord küsimata jäi. Et kõik siis nagu järjekorras. Jah. Et selles mõttes hoolimata sellest, et meid pressikonverentsile ei lastud, olid ministrid väga lahkelt nõus meiega suhtlema. Jah, ja me saime oma küsimustele tegelikult ka vastused, kuigi nagu peaministrilt ilmselt ei saanud. Aga et peaminister ilmselt siis... Ma saan aru, et peaminister siis ja Lang ja Ligi osalevad. Siis sai juba läbi või? Ei saanud läbi. Lihtsalt nemad ei osale pressikonverentsil. Pressikonverentsile lähevad ilmselt siis Lang, Ligi ja siis... Ma kahtlustan ka seda, et Jürgen Ligile ei meeldinud, et ma kirjutasin, et ta ei näost oranži värvi. Jah, ja me oleme ka kritiseerinud Rein Langi, et ilmselt me oleks saanud temast teha pilte, kus ta on nagu paksem. Ta on ilmselt, ta on nagu kohviku küsitluste järgi kõige paksem üldse praegustest võimuritest. Kui sa minu käest küsid seda tegelikult põhjust, siis ma kardan, et see on see, et Rein Lang on lihtsalt natukene juurde võtnud ja ta häbeneb seda. Ta tahab varjata seda, et ta on juurde võtnud oma tegeliku paksust. Just nimelt. Ja siin ta varjub siis nende müüride vahel. Okei, aga siis on kõik tänaseks. Või jah, teisi ajakirjanikest ei ole mõtet oodata, jah? Ei ole vist, jah. Arvad, jah? Ma ei tea, kui neid üldse tuleb. Vaatame, mis see kell on. Ma mõtlen, et me võiksime oodata ja vaadata, kas ajakirjanikud tulevad täna kohale või mitte. Kell on 4 pärast. No nii. Tegelikult ega neil eriti aega ei ole. Kas pole kohtlane? Me võime siin seni passida, kas tuleb täna ajakirjanikke või mitte ja miks ajakirjanik ei tule? Ma esitaks küsimuse. Jah, miks pressikonverentsil ei käi ükski ajakirjanik? Kas tegelikult võib-olla ei käigi pressikonverentsil ajakirjanikke? Jah, ja eelmine kord lihtsalt meelitati mõned kohale, et meile näidata. Kuna meie tulime. Jah. Vaatame ja vaatame. Praegu ära, kui palju kell on? Kell on 4 minuti pärast. Väga võimalik, kui sa veel korraks pöörad mulle kaamera ja ma ütlen, siis võib ka olla nii, saad aru. Et täna ei olegi pressikonverentsi, et Lang ja need magavad peatäit välja ja sellepärast meid ei lastud sisse. Saad aru? Jah, et tegelikult võis olla niimoodi, et Ansip kammis ennast eile täis. Just nimelt, täna ei olegi tegelikult pressikonverentsi. Meid ei saadudki sisse lasta, sest kõik on veel Tartus. Ja nad teavad, et tegelikult ükski ajakirjanik täna siia ei tule. Absoluutselt. Sest kes see loll tuleb peale Vabariigi aastapäeva pressikonverentsile? Ainult meie. Ainult meie oleme neid lollid. Sellepärast ootame ära, vaatame. Okei, mõned minutid on veel jäänud. 5 minutit ootame üle. Tegelikult pressikonverents peaks kohe hakkama. Jah. Aga me ei ole näinud sisenemas, meie tulime. Ei, ühte ajakirjanikku ma nägin. Üks ajakirjanik siiski tuli? Üks ajakirjanik tuli, jah, ma nägin. Okei, ainult üks. Jah. Aga temale võidakse pakkuda näiteks kohvi ja küpsist ja öelda, et vaata sina multifilmi nii kaua natuke aega. Absoluutselt. Või me teeme sulle söögi välja. Me teame, et ajakirjanikud on praegu hästi näljas, et kuna neil on palku kõigil vähendatud.
et siis sa saad tasuta süüa ja võid rahulikult, me paneme su pärast auto peale ja saadame su tagasi toimetusse. Aga ära kellelegi ütle, et täna pressikonverentsi ei toimunud. Miks see pressiesindaja oli hästi näost ära? Ta oli hästi kuidagi niimoodi... Oli tõesti, väga loppis, väga selline. Ja väga kuidagi nagu ära kustunud. Just nimelt. See on tõsine probleem. Ja siiski mitte ühtegi ajakirjanikku, kui sa näitad sinna poole, tühi tänav, ei ole kedagi seal. Kedagi tulemas, kus on aja. Ainult üks auto, ilmselt see on kas Jürgen Ligi või kellegi. Kes see ajakirjanik oli, keda sa nägid lihtsalt sisenemas? Toomas Toomsalu. Ma ei tea, kellele ta kirjutab vist Delfile või? Ma arvan. Aga teda ei lasta ilmselt välja, saad aru? Teda ei lasta praegu kindlasti välja. Ei, ma ütlesingi, et talle pakutakse, talle tehakse nagu lõuna välja. Antakse tasuta süüa. Sest eelmine kord just sel ajal ajakirjanikud tulid. Tohutult palju oli, mäletad? Ja tohutult palju, jah, kõikidest kanalitest. Ainult ühte ajakirjanikku sisenemas. Võib-olla nad tulid sellepärast, et tükk aega polnud nad saanud intervjueerida peaministrit. Ansip oli ära seal Jaapanis mingi nädal aega või kauem. Et see võis olla põhjus. Ja. Aga samas olid need teised ministrid, näiteks Juhan Parts oli iseenesest väga traksis. Selles mõttes, et ilusti vastas küsimustele ja ei haukunud vastu nagu. Ei haukunud üldse vastu. Aga samas Siim Valmar Kiisler jälle põgenes. Siim Valmar Kiisler põgenes, mis parteisse Siim Valmar on? Endine Res Publica, praegu nii IRL. Okei. Aga tema võib kuuluda sellesse pedopunti. Õigus. Koos Kaur Hanseniga. Jah, kuna me oleme seda pedofiilia teemat tõstatanud. Just nimelt, et ta lasi jalga. Jah. Täpselt, aga tõesti selles mõttes ütleksime niimoodi, et Juhan... Kell ongi 12, praegu hakkas pressikonverents. Jaa, pressikonverents algas ja sisenes üks ajakirjanik. Ja sisenes ainult üks ajakirjanik, kes on kahtlaselt kadunud, vaikseks jäänud. Nagu siis oleks täiendanud. Nii et täna siis pressikonverentsil on 3 ministrit, nagu ma aru saan, peaksid olema teoorias. Ja üks ajakirjanik. Üks ajakirjanik, jah. Jah. Väga huvitav. Ma ei tea, kas keegi sealt mida iseenesest tuleb. Regionaalminister. Tervist! Vabandage, mida valitsus täna otsustas tööpuuduse vähendamiseks? Tööpuuduse vähendamiseks? Jah. Meil ei olnud tänasest punkti. Ei olnudki? See on kõige põletavam probleem täna riigis. Aga miks sellega ei tegelda? Aga kuidas? Kui täna midagi sellel teemal ei arutatudki? No siis arutatakse järgmine päev. Okei. Lang pani minema. Lang pani minema või? Ma nägin langistus samal ajal nagu autost ja sõitis minema. See oligi langi auto. Aga sellest nagu me nüüd nägime. Aga vahet ei ole. Me saime see temaga intervjuu ju. Okei, lang panigi minema. Aga siis järelikult ei tulegi pressikonverentsi ju. Kes seal pressikal on siis? Kõik ministrid on tulnud välja ju. Lang ja Tamkivi tulid välja, eks ju. Jah. Nii. Aga kes seal sees siis on? Ainult Ligi ja Ansip siis kahekesi? Ja üks ajakirjanik ära unusta. Ja üks ajakirjanik. Aga ta võib olla väga tubli. Ta võib väga tublisid küsimusi esitada selles mõttes. Naksakalt. Jah. Ootame veel. Ootame, siis põnevaks läheb. Hästi põnev. Siin vastas on kohe Hollandi saatkond. Lang livistas minema mõnusalt siit jolist. Võtku kavalalt. Meil ei olnud nagu vahet, me võime... Järelikult on see siis see Ligi auto. No vaatame. Selles mõttes, et... jah. Täna ei arutanud teepuudust. Aga järelikult siis keegi valetas meile. Sellest, et teised ütlesid, et arutati. Jah. Et kõik asjad on tööpuudusega seotud. Parts ütles, et arutati, et väga palju arutati. Parts ütles, et arutati, kas on tekkinud lõhe koalitsioonis? Jaa, ilmselt on. Ilmselt ministrid ei tea ise ka täpselt, mida nad arutasid ja mida ei arutasid. Kusjuures tegelikult ma arvan, et nad ei arutanudki täna mitte midagi. Neil olid lihtsalt täna pead olid haiged, on ju, eilsest suurest joomast. Just nimelt, sellepärast meid ei lastud sisse, ma arvan. Sellepärast ei lastud ka sisse, kuna tegelikult pressikonverentsi ei toimu. Et ilmselt see üks ajakirjanik, ma arvan, talle tehakse selgeks, et mine nüüd tagasi toimetusse ja ära kellelegi ütle, et täna tegelikult pressikonverentsi ei toimunud. Jah. Jaa.
muidugi Laine Jänes on veel üks variant veel, kes ei ole välja tulnud. Tema võib olla pressikonverentsil. Jänes, Ligi ja Ansip siis. Just nimelt. Võib-olla Jänest ei tulnudki siia täna. Võib-olla ei tulnudki, jah. Ta ikkagi Tartus. Jah. Okei. Ei, aga küll me saame sellest langi käest ka